Ossa raisk, see on mingi, see on see tuuleaug, vaata kus rabeleb otsas on jah, kus on niimoodi, ta loperdas ühele poole ja teist poole, mul on mingi kala otsas. Just on see seal kõrdi omadel on peenisuusk ja lesbidel on tussiusk ja siuke värk ja hakkavad sõdima oma usku peale, vaata. Näed, vaadake, kui lähed sinnapoole, seal ootab teid ees big fuck you. Ja kui lähed sinnapoole, siis ootab teid ees merirästik, lest, meriforell, jõeforell, saidat oleme saanud kõike, absoluutselt. Vaata, kui ilus on kõik meri, ma olen merikat proovinud. Aga vesi on natukene madal, ta ei ole veel üle 0 punkti tõusnud. Me tulime natukene varem siia, aga noh, sellest ei ole midagi. Siin järgmise paari tunni jooksul ta peaks ära tõusma. Ja teine asi, näed, maja on müügis kohe siin, kus on Merika paradiis, Taani parim Merika koht. 200 000 vist maksab euri. Ostate ära ja rendite mulle, ma olen tonn euri kuus ja ongi kõik väga hästi. Mis teil veel vaja? Saate ise ka vahepeal tulla kalli raha eest siia kala püüdma mine kõrda. Nii, ma pean neid üles otsima. Paneme hoo külge. Täna on siuke väga okei päev. Ma arvan, et need peaksid toimetama väga hästi. Kui läheb natuke pilvisemaks, siis panen selle ja ongi 5+. Pole ka neid massiliselt neid merikaid vaja, muidu väsib käsi ära sisse välja kerimisest. Lebaüss on juba seal. Te näete, tema jookseb ju kohe, tal on juba kõik valmis, tema peab olema esimene. Lebaüss on seal ja valmis. Aga ma lähen siia poole, siin näete, ma ei tea, kas te näete või ei näe, aga need mustad alad, valged alad ja mustad alad on ja siis selle musta ala peal on kõik, see all on adru ja seal on hästi palju kreveti, sealt jookseb merikas ja ma lähen sinna, kus see adru ära lõpeb, täpselt sinna kandi peale loobima. Siis merikas tuleb sealt selle adru pealt välja ja näeb lõks, seda ilusat landi läbi jooksvat ja kohe haarab tümaki. Üks vist kõgitab seal, see on tulnud sellele, ma näen selle punnmööriga. Aga noh, ikkagi natukene, praegu on meil natsa vara, ütleme nii. Ta peab ikka üle 0 punkti, 0 punktis võiks kala või see vesi olla, siis on kõige parem. Aga selge, vaatame, mis saame. Et siit samaselt eest see üks video, kus ma selle suure meriforelli ära kaotan ta nagu ahvale, see on siit samaselt eest. Ja teine video, kus ma võtan meriforelli välja, see on ka täpselt siit samaselt eest. See on väga hea spot siin. Seal taga on 2 tükki püüavad. Aga praegu ma arvan, et ei ole püüdid, kuigi täna on vaba päev, pühapäev. Ei ole püüdid, sellepärast veetase on vale praegu. Praegu kell on 2:30. Ma arvan, et 0 punkti hakkab ta 0 punktist hakkab ta tõusma, ma arvan, kuskil siuke 3:30. Siis ta võiks soosida nagu kõige paremini, aga väga hea, eks vaatame. Kuidas, kurat, tuuleaugi täis siin kõik. Viska siia musta peale natuke, mis värvi lant sul otsas on. See sinine või? Mis sul otsas on seal? No jah. Täis kõik tuuleaugi. Viskasin siia musta peale, nii kui musta pealt välja tuli, nii oli kohe. Musta peale viska siia. Algul mõtlesin, et ma ei saa aru midagi, nagu jäi nagu korraks, mõtlesin, jäi kinni. Siis see teema, et vaatasin, et tuleb järgi, ma arvasin, et mingi sammal on taga, siis tegi 2 tükki ujusid järgi. Siis tegin 1 viske veel ja korras. Tuli 3 järgi. 1 jäi otsa ka, aga pool tunnikest püütud ja võtsin rohelise ära, panin nüüd sellise hoo. Ja proovin siit niimoodi, sest ma ütlesin Lebaüssile, et
ma nägin seal hästi palju kala ja siis tema läks sinna ja ma saan siit pikki visata. No tegelikult on seal ka palju kala, ega ma ei vilistanud. Ma olen sealt päris palju kala saanud, ma ei tea, kas seal täna on, aga teoreetiliselt on seal alati olnud palju kala. Siis ma saan rahulikult siin loopida. Aga võttu on päris palju olnud, ütleme siuke 10 tükki on olnud. Tuuleaugi, sellepärast tuuleaugi on sitaks. Aga mul on ikkagi vist liiga väike konks selle jaoks, et seda venda siia kinni saada. Et see nina tal on ikka väga pikk ja ütlen ausalt, mul ei ole seal tuuleaugiga mitte mõhkugi teha, ma ei oska tast midagi teha. Me siin teda ei söö niimoodi. Ma ikkagi jahin, et võiks üks punane tulla. Üks korralik punane tulla, et saaks soolakala teha või äkilist. Ja aeg on täpselt õige ka risk. Vain natukene pruunima, sellepärast põhjas on ka natuke pruunikamat ja seal tagapool on näed, vesi on natukene pruunikam, siis sobib täpselt veega kokku siuke väike kombo. Aga vaatame, mis ta annab. Sest see heleroheline ja valge ja punane, see töötas küll väga hästi. See oli tõesti väga hea. See on natukene vist, ma pean selle kerimiskiirust natuke vaatama, sellepärast et igal selle kuredi läbi jooksval ja igal andil on oma kerimiskiirus, et ta tööle hakkaks õieti. Muidu ta ei tööta. Ja mul on see suur kuredi lõhelatt ka kaasas. Et seda teist ragistas ta küll hästi, ütleme nii, selle poole tunni jooksul oli ikka üks 10 võtturis. Ma ei tea isegi, kas 10 mintsi oleme loopinud. Ja paar tükki ei otsa ka, aga need on, ma räägin, konks on vist liiga väike seda kuredi, näed, ta hüppas siin sama selle ees, võib-olla nägid. Seda kuredi tuuleaugi tee püüate seal teistmoodi, ma ei tea, üks suvepäevadel siin näitas mulle üks tegi mingi väga imeliku rakenduse kuskilt ülevalt, pani mingi lipsu üldse või ma ei mäleta, kas landil üldse konksuga otsas oli või ei olnud või oli lihtsalt lips raisk. Lant oli, aga landi ülemisest otsast minu arust tuli mingi pikk lips. Ma ei saadki täpselt aru, mis selle nagu strateegia oli siis, et see lopendab selle lipsuga nii kõvasti see lant, et siis haakub tal lihtsalt taha see kuhugile või midagi siukest. No mingi siuke teema ühesõnaga. No väike tragimine, ütleme ikka nagu eestlastel kombeks. Kohe on niuke väike siuke kahtlane teema. Päitus, ütleme nii. Ei, eks võib-olla nii püütakse, aga ei tea. Midagi. Kurrat, kus rabeleb, ma ei tea, mis asi see on, hüppas veest välja, aga ma ei näi. Ma loodan, et te näete, ma ei tea, kus see kaamera suunatud on. Otsas! Ma võtan rahulikult, lasen talle väsida, ära väsida. Ossa raisk, see on mingi, see on see tuuleau, vaata, kus rabeleb. No pohhu, las rabeleb. Mis värvi on armastus, kes seda teab? Mis värvi on armastus? Ju mina tean. Hommikul 5:30 ajal, kui tahate naisel taha keerata ja naine teid pikalt saadab, siis armastus on kindlasti musta värvi. Aga õhtul, kui olete ilusti oma kuredi rahakoti lauale pannud, siis on juba roosilisem. Nii võikski laulda seda laulu. Seda laulusõnad lihtsalt ümber teha. Mul ei ole ausalt öeldes mitte midagi teha, aga peale seda, kui prooviks võib-olla äkki teda kuivatada äkki. See on kuskilt külje pealt üldse kinni, vaata. Ohoh.
Ongi niimoodi. Okei. Kahva võtma. Tule, aga tule. Kahva pükstele vaenad ja las ta väsib korralikult ära, sellepärast äkki Jumal annab talle võimaluse ära minna mu juurest. Kui ma ei pea teda saama, siis ma ei pea, ei ole mõtet nagu vägise kala omale kahva sikutada. Hüpata või karata siin, et oi, ära mine. Kui ta peab ära minema, siis ta peab ära minema. Ja kui ta ei pea ära minema, siis ta ei pea ära minema. Mulle millegi pärast tundub, et see kala peab minema mul rõdu peale kuivama. Sellepärast üks ütles, et kuivata ära. Noh, ilus. No ja kuna ma ta kätte sain, siis minna koju. Endale 1-0 ja jõle lahtiselt oli jälle. Suur jah, ma väi. Mis värvid sul andi on üldse? Ma olen praegu rohelisega proovinud ja praegu sinine. Ei no landi, see sinine ma arvan ei sobi, roheline peaks olema jälle roheline, aga ega sa ei vahet ei ole, kui sa kerimiskiirust õigeks ei saa, siis sa ei saa lihtsalt kala. No ma vaatasin, ma kerisin sama kiiresti kui sina. No sa ei saa vaadata minu järgi, sellepärast sul on hoopis teine lant. Ta peab hakkama ilusti minema. Kui sa üle hakkad kerima, kui sa üle hakkad kerima, siis sa lihtsalt kala ei saa. See on kõige olulisem, see värv ei olegi nii oluline. Selle kala püügil võib see sinine ka toimetada, aga sa pead vaatama just, et see kerimiskiirus tuleb õigeks saada. Kui te ei usu mu juttu, siis ma võin teil kohe väga lihtsalt selle selgeks teha. Sest traalides ma traalisin. Ja minu arust ma sain see päev, sain mingi ma ei mäleta neist, no igatahes kõvasti sain seda kala. Ma sattusin ühe punase parve peale ja mul muufigi teha ei olnud, siis ma niisama traalisin. Ja seal oligi täpselt see teema, et panin ühe stripperid vist olid mul, panin stripperid otsa ja panin mingid teised ja stripperiga teatud kiiruse pealt tuli kohe naksti kala, ma sain üle 10 punasused. Ja nii kui panid kiiruse allapoole, et teine lant hakkaks tööle, ei saanud stripperiga mitte muufigi ja said sellega ja see oli väga lihtne näide. Et see kerimiskiirus on igal landil, need kes lähevad traalima ja panevad omale, ma ei tea, 4 lanti või 5 lanti taha ja kõik on erinevad landid, siis see ei ole võimalik, et nad toimetavad. Sest see landi kuradi liikumine on ju kõikidel erinev. Näiteks seesama see Westing 360, mis need on, need 10-grammised. Ma olen ju nendega türa kui palju punast välja võtnud, võib-olla tonni raistud. Aga seal on täpselt samamoodi, sa peadki saama selle kerimiskiiruse, sa pead just saama nagu selle tunde kätte, sest ta tahab, kui sa üles kerid, ta tahab, et sa teeksid väikse nõksu niimoodi. Ja siis ta aeglasti ka, et hakkaks lopendama nii ühele poole ja teise poole. See on minu strateegia siin, ega mina ei tea, mis teil seal Eestis on. Kui te kalapoodi lähete, ju nad annavad ja sellel on täpselt samamoodi. Ma alguses kerisin kiiresti, kuna mul on see suur ketas siin peal praegu. Ja mul ei olnud muufigi ja siis tõmbasin noodi natukene maha ja tõmbasin veel maha ja nüüd näed, siuke sobib. Sellega mul on siin päris head mitu võttu olnud ja ma arvan, et nopin siit veel mõne välja. Kõik on hästi, mul on raha, mul on tervist, mida vaja. Ja teine näide on mul siin kõrval lepaus. Näed, hüppes välja, näed.
sama seal kohe. Lepaussil on sellest pohhui sellest kerimiskiirusest, noh. Tema kerib lihtsalt. Ja ta ei saa aru sellest, et kui kerimiskiirus on vale, siis kala tunnetab ära selle, et see saab aru, et see ei ole õige asi. Ma ei tea, ma olen oma peas mõelnud selle aeglaste kerimiste ja nende kuradi läbijooksvatega, et kui ta hakkab nagu loperdama, siis ta võib-olla nagu imiteerib seda surnud kala. Või noh, mis surnud kala, ütleme vigastatud kala. Ja kus ma selle peale tulin otsas, on jah, kus ma selle peale tulin, on jah, täpselt sama süsteemiga, et see, kui ma käisin punast püüdmas, ma viskasin ja seal oli sügavam ja ma ei kerinud mitte midagi, ma lihtsalt viskasin ja kui ta kukkus, siis ta kukkus niimoodi, ta loperdas ühele poole ja teist poole, mul on mingi kala otsas. Ju see on see samane. Ja loperdas ühtepidi ja teistpidi ja saad aru, ma hakkasin ühe puu alt saama niimoodi, et ma viskasin sisse sinna puu alla ilusti, on ju. Läks, see oli see sama kala, ma ei viitsin nagu nii sellega tegeleda, väike ka veel. Kuhu ma jäin oma jutuga. Et ma viskasin sinna puu alla ja saad aru, ma ei teinud mitte muhvigi, ma lasingi tal lihtsalt kukkuda. Ja ma siis sain aru, et kui ma kalda ääres proovisin vaadata selge veega, kuidas ta kukkuski niimoodi, loperdas ühtepidi, loperdas teistpidi, niimoodi kukkus lihtsalt. Ja saad aru, selle pealt see punane haaras. Näed, jälle oli vett. Noh, selle pealt see punane haaras lihtsalt. Ja sealt ma hakkasin lihtsalt aru saama, et kui see kuradi läbi jookseb, mängibki seda nagu pool vigast kala, ta kukub niimoodi, seal on see ründemoment kõige suurem arvatavasti nende röövkalade. Aga ega mina ei tea, see on minu strateegia. Seepärast vaata ise, kui sa ütleme selle punast püüed ja sa saad mingi 10 tükki, siis koju lähed, siis sa ju ikka mõtled või järgmine kord nagu mõtled, et mis sa nagu, et mismoodi sa kerisid ja mismoodi sa tegid ja mis sa, kõik see nagu seedid läbi seda. Ja kui sul järgmine kord võtad selle kokku ja hakkad seda proovima ja niimoodi sa saad rohkem ja rohkem, siis sealt tekibki tunne, et see võib ju õige olla, aga ega mina ei tea. Mina käsitlen seda süsteemi ja see paistab, et toidab. Vot. Vaatan, midagi nagu teistmoodi tuleb, äkki on õnneks. Võib-olla võiks üks suur merikas olla. Türa, kui ilus oli siin reis. Tean, et ropendada ei tohi, aga hüppas välja. See ilus suur merikas reis. See on jälle see, teine tuli veel hüppas järgi. Mis teema on? Tahate niimoodi mul anti saada või ma ei kujuta ette. Teine tuli ka järgi, tahti seda võtta, seda lantisid. No vaata, kui sa kerid ja ta loperdab, siis see on ju eespoole. See kuradi lant läks, Mis värvi on armastus, kes seda teab? No vat. Järgmine nädalavahetus on vaba, kui keegi tahab, tulgu püüdma. Reedest esmaspäevani võib tulla. Saate lennata Riiast otse Arhusesse, on võimalik tulla püüdma, sest mul on vaba. Laupäeval pidi tulema ühed, aga nad otsas läks. Laupäeval pidi tulema ühed, aga ütlesid ära. No ja polegi midagi, saad nii rahulikult puhata. Võib-olla ma tulen Eesti. Aga praegu on päris huvitav püüda siin. Ja siis hüppab ju kohe merirästik peale, nii et kui see tuuleaug ära kaob, siis hakkab merirästik põske panema siin selle kuradi merika püügile, aga merirästik on väga hea, sellepärast ta liha on ikka super hea reis. Seda peab kohe kindlasti talveks varuma endale. Mis
mis värvi on. Nüüd hakkaski kummitama täitsa perses, kuidas ma selle peast ära saan. Muidu käia laula reis, mis värvi on armastus. Armastusel ei olegi mingit värvi üldse. Lillad värvi, tänane 2026 aasta. Armastus on lillad värvi. Midagi ei ole teha, võib-olla ongi vaja, ma ei tea ju, võib-olla ongi 100 aasta pärast on nii, et kuradi maailm on pooleks tehtud, et on ühel poole peal on lesbid ja teise poole peal on homod ja ongi kõik. Ja siis hakkab need omavahel sõdima, vaat neil on ju teine usk. Seal kuradi homodel on peenisuusk ja lesbidel on tussiusk ja siuke värk ja hakkavad sõdima oma usku peale, vaata. Tahavad, et kuradi homod tahavad, et lesbid oleks homod, onne. Laseks ennast ümber lõigata ja kuradi homod, lesbid tahavad, et need laseksid omale kuradi karvase tussi sinna teha. Võib-olla ju siuke asi. Ega siin ei tea midagi ju. Annaks jumal, ma olen 50, ma ei pea mõtlema selle peale. Aga no võib-olla ma olen juba selle peale uuesti sündinud reis. Julm oleks küll, kui sünnid uuesti tagasi siia. Ja siuke maailm on. No jah. No mingi vend tuleb jälle, tuleb. Mul on neid 10 tükki, 210, mingi 200 tükki neid ära läinud. Basseini. No kui ma pean kätte saama, siis no mine kahva sisse nüüd koos rabeled. Ega mul ei ole siin ka kõige lihtsam, ütleme niimoodi siin. Kui ma pean kätte saama, siis ma võtan su kaasa. Aga ma andsin sulle ilusti ennem mitu võimalust. On niimoodi ju. Mitu võimalus sulle. Au! Kahv tuli küljest ära. Oleks veel nuia kaasa, et ma unustasin ära. Nii kaua ma mängin sellega. Kui ühelt maalt mul on suur merikas otsas ja siis on kahv paksult seda jura täis, onja. Ja siis on, ütleme nii eesti keeles öeldaks selle peale, siis on perse kuubis. Aga noh, te teate ju, mis siis juhtub. Siis juhtub nii, et kõik see lendab siit kahvast välja. Ei takista peksid, ei takista särk, kui kokku tahab saada üks karbane silevärk. Taira, võib-olla järgmine nädal tulen Eesti. On vaja emal appi tulla. Sest teie ju keegi ei ole, no keegi appi ei lähe. Ma olen korduvalt küsinud. Minge aidake ema, kus sa selle? Meil on seal näpud püsti, kes suudab, ei keegi ei tule. Aga tegelikult üks tuli. Üks sõber tuli. Pani ta kergelt tanki, ütlesin nii, et emal on vaja kolida. Et mul on ta buss, niimoodi algas jutt, vaata, et noh, tal plönni on kõvasti. Niimoodi hakkas jutt, et mul on tegelikult ühte tal kuradi firma bussi vaja, et ema ära kolida. Ja siis jutt läks edasi, et oleks hea, kui ta paneks paagiga täis. Ja siis, siis lõpuks ütlesin, et aga kuule, mis see võiks vanu aegu meenutada, et tule ise ka kaasa, aita ära kolida. Ülikõva reis. Ja peaaegu nõus, hoiame näpud püsti, et asi läheks läbi, siis oleks jumal hea. See on siuke ka 2-meetrine ja suur ja tugev mees. Sest mul endal natuke, vaata kui on siuksed kolimisprojektid on ja siis mul endal natukene nagu selg valutab ja õlg ja kõik siuksed asjad, vaata. Ja tegemist ei ole mingisuguse eemale viilimisega, aga noh, ütleme niimoodi, et kui selg ikka valutab, siis ei saa ju mööblit tõsta. Kokkuvõttes võib üldse nii olla, et kuradi vaba otsas, näed. No türa, kus sikutab raisk.
kokkuvõttes ma arvan, et ma teen siukse lükke, et ma lähen sinna, panen poodi kuhugile mingi maapoe juurde, panen kulutuse üles, et see päev on vaja 3 meest või 4 meest 10 euri tund ja tulge kohale. Ma arvan, et seal tuleb kohale, peavad kuradi tühjaks, ma ei peagi ise vedama üldse. See oleks kõige lihtsam. Huvitav, kes see on see sama kala, mina ei tea, ma ei mäleta, mis ta eesti keeles on. Hornfish, taani keeles, hornfish. Aga näete, see püük läheb järjest paremaks, sellepärast me hakkame lähenema nullpunktile. Ma arvan, et mu arvestus võis olla väga hea, sellepärast see vend oli üleval. Ta jalutas siia, ta ei saanud mitte midagi, ta oli seal teispool. Noh. Ja meil siin on kogu aeg togimist. No, ja see on küll nii imelikult kinni siin, et ma saan varsti kuradi selle kahva täis siin juba niimoodi. Nii, milline see nüüd oli siis, see vend või? Sa oled haiget ka juba saanud, nii et vahet ei ole, ma võtan su ära ja ongi kõik. On sul endal ka lihtsam, ega seal tänases siin on kormorane nii palju, et vahet ei ole, kas mina teen sust omale kuiva kala või kormoran sööb su ära. Sa lõpetad nagunii kellegi söögilaual, nii et kui mina saaks valida, kas minna Taani kaluri kuradi kuivaks kalaks või kormorani kõhtu, siis mina valiksin igatahes Taani kaluri kuiva kala, sellepärast et tere, see kormoran algul nokib sind ja teeb raiskis, jeblab suga ja siis lõpuks sööb seal ära, sa oled elus ka veel, siis pead ära seedima. Mõtle, ise poolenisti oled juba ära seedinud, aga võib-olla oled veel elus, on ju seal. Saba on ära seeditud juba, piinled seal. Siin käis naks kivil vastu pead ja korras. Ära kuivama söögilauale, on kõiki teha. Jutt lõppe. Ja üks asi veel. Nagu te tähele panite, siis ma hakkasin short videosid üles panema. Ja see ei ole mitte selle jaoks, et ma ise tahaks ja mulle hullult meeldiks, aga see on sellepärast, et mul on vaja YouTube'i algoritm. Tuleb järgi need. Näete või? Tuli järgi, kuule. Algoritm on vaja ellu äratada. Ja sellepärast ma panengi 10-sekundilisi videosid, mis ma olen ise üle elanud ja mul oleks super hea meel, kui te vähemalt like'iksite. Vahet ei ole, kas teil meeldib või meeldi, aga mulle ka meeldi, aga ma pean seda tegema, muidu ma pean alustama uue kanaliga. Ja siis ma enam eestikeelse kanaliga küll ei viitsi alustada, sest mu algoritm on surnud. See tähendab, et YouTube ei reklaami mu videosid välja enam. Aga kui ma jõuda tahtsin, et kui ma panen iga päev ühe ja see on 10-sekundiline ja te võiksite likeida, ülikõva oleks, kui te kommenteeriks seda, näiteks nagu midagi jube vinged, türa kui head filmvideod sa teed või midagi siukest, vaata. Inglis keeles oleks kõige parem, sest ma panin selle ingliskeelse selle alla. Ja mis veel oli? Üks asi oli veel, et te vaataksite seda 10-sekundilist videod 3 korda. Siis ta äratab selle algoritmi ellu mul. Siis on taas mõtet hakata panema videosid nagu siia avalikuks. Muidu kaob see point ära. Nii et seal ei ole midagi keerulist. 10 sekundit, mõtelge oma hea sõbra peale. 10 sekundit päeva jooksul. Nii kui näed, et opa, Taani kalur, pohhu, ööse kell 2, tõused üles, käid vetsus ära, nagu nii oled minu vanune, pead öösel paar korda vetsus käima, käid vetsus ära ja siis vaatad, ma olen vaatad selle ära ja 30 sekundit 3 korda ja
ja siis paned veel, kirjutad ka sinna, et ma armastan sind, vana kalur, ja ongi super, väga hea. Tuulehiilid tulevad. No vaatab, mis saab. Need kuradi ahvid solberdavad siin. Mu õhtusöögiks vist jäävad need. Tead, mis ma veel võtsin või? Mis ma teen nendest? Türa, ma praen nad ära, lõikan siuksed kuubikud, praen ära ja panen nad kodusesse marinaadi nagu eeringa. Huvitab, mis maitse sealt välja tuleb. Täitsa huvitab siuke asi. Võibolla on päris hea ju. Teie ju sööte seal praegu hullult reklaamivad. Saarlased reklaamivad seal Nasva sadamas, kuulutavad, ise on nad kõik nasvakad, kes elavad seal, ise nad on kõik kalurid ja siis nad kuulutavad oma grupis seal, nagu peaks umbes teine kalur peaks tulema ja selle kala ära ostma või? No, Mikule ütlema, et ta reklaamiks ikka kuskil, kus on see. Näed, no rabistab otsad. Ta peab reklaamima ikka kuskil linnagruppides, mitte kuradi Nasva grupis, kus kõik on kuradi nagunii kalurid. Ja siis teine kalur ei tule teiselt kalurilt kala ära osta. Ma pean jah saarlastele selle selgeks kuidagi tegema Nasva külas seal, kuskil teise gruppi panema. Ja ikkagi kummitab see, mis värvi on armastus, kes seda teab. Ja vaadake, vesi tõuseb üle 0 punkti, läheb vaikselt kakub üle 0 punkti. Varsti kuumeneb merikapüügi aeg, kuumeneb ja oba otsas ja ai, sa raisk läks minema. Nägite, jah? No näed, siin sama selle ees. Tõmbasin tal kaelalüli paigast ära, nüüd ta näed pingerdab siin. Aga noh, pohhui sellest kuradi piganinaga kalast. Mul oleks vaja siit üks kuradi kõva Ameerikas. Täna veel ei soosi, aga teate, mis soosib? Ma arvan, et las ma ütlen teile otse välja. 4:30 täna, homme võib-olla siis ülehomme, 4:30 täna, ülehomme, ülehomme. Üks päev ta nüüd peaks see 0 punkt langema kokku selle 0 punkt langema kokku õhtuse ajaga, kui siis ilma oleks. No kindlasti siin on ilma, kus minna. Siin on ju vahet ei ole, see on saar ju. Põhimõtteliselt pool saar nagu. Et siis langeks ta õhtuse ajaga kokku, siis võiks täitsa olla nii, et tal on hommikul vara ja õhtu hilja 0 punkt. Siis võiks Merikat proovida, ma arvan, et siis oleks samamoodi Merika võtta kui praegu siin. Ja see kakub võib-olla järgmise nädalavahetuse peale, nii et kellel on soovi oma rahakoti tühjendada, siis järgmine nädalavahetus on mul vaba. Reedel lendab lennuk, pühapäeval lendab tagasi lennuk või lendab tagasi esmaspäeval, vahet ei ole. Mul on pohhui. Ja võib-olla on torm, maksad ennem ära, võib-olla on torm, ei saagi püüda. Siis vaatame Netflixis uut seriaali, ma leidsin uue seriaali sealt. Vähemalt saad koos olla, ega see on ka, ütleme, hea asi nagu rahustuseks nagu koos olemine. Ei no püüda saab ikka. Sellepärast, et kuradi aastat tuli siia ette solberdama, nüüd ajavad kala eemale ja ega meil on juba no üks on 2. Vaatame, aga selge olgu tubli ja proovime juba teise nurga pealt homme. Tundub, et siin tuleb päris põnev nädal.